Kui ma enda õpingute ajal geenitehnoloogias sattusin tööle Strasbourgi teadusülikooli, sain ma päris kiiresti aru, et teadusmaailm, kuigi geenitehnoloogia on väga põnev, on minu jaoks natukene liiga üksluine ja need tulemused, mida sa seal töös saad, tulevad võib-olla 10 aasta jooksul. Teadus, mida me tegime Strasbourgis 4 aastat tagasi, jõuab apteegipoelettidele 20 aasta pärast. Aga õpetamises sa saad samamoodi rakendada neid teadmisi, mida sa omandad õpingutes, aga sa näed tulemust juba 3 nädala pärast või siis aasta pärast, kui su õpilased teevad juba natuke paremaid valikuid siin elus. Selle asemel, et vahetades eriala minna õpetajaameti peale, tundus Noored Kooli täpselt selline õige tasakaal hariduspedagoogika toetamis kui ka kohese praktika vahel. Ehk siis ma sain minna kohe kooli, rakendada neid teadmisi, mida ma nii väga tahan rakendada ja anda õpilastele edasi ja samal ajal mind toetatakse sellel teel igakülgselt. Mul on väga tihe kontakt mitme eriala spetsialistiga, kes vaatlevad minu tunde, aitavad mul ise areneda paremaks õpetajaks ja ka paremaks juhiks ja võib-olla ka kooli keskkonnamuutjaks. Ja samal ajal me saame ka rohkem tavalisi õppeaineid, kus me õpimegi, kuidas õpetada. Mida ma kartsin kõige rohkem tööle minnes õpetajana ja ka Noored Kooli programmis? Tõenäoliselt seda, et ma astun klassi ette ja ma ei mäleta mitte midagi. Et ma lihtsalt seisan seal ees, mul istub 30 õpilast ruumis ja ma ei mäleta isegi oma nime. Õnneks niimoodi ei läinud ja kui sul läheb midagi meelest ära, see on üks toredamaid asju, kuidas õpilastega lõimida ennast. Sa küsid nende käest, palud nende abi, nad aitavad sind väga hästi ja nende suhtumine sinusse on kohe palju parem ja väga-väga inimlik. Miks kinkida 2 aastat oma elust Noored Kooli programmile? Kui vaadata seda, kuidas sa ise selle 2 aasta jooksul arened, milliseid uusi oskusi sa enda juures avastad, mida sa isegi ei teadnud või osanud väärtustada. Kui vaadata seda, kuidas sa süstid sadadesse õpilastesse kirge millegi vastu, teadmisi, mida nad võib-olla ei teadnud, neil on vaja, kui oskavad igapäeva elus rakendada. Näiteks minu õpilased, kes ostavad nüüd korduvkasutatavaid pudeleid ühekordsete asemel, bioloogiaõpetaja suuri võit, siis see, mida sealt tagasi saada, innustab sind oma tulevases elus nii palju rohkem panustama, tegutsema ja püüdma kõrgema poole. Need 2 aastat ei ole mitte midagi, sa ainult võidad sellest.